Nii, tere kõigile. Minu nimi on Rene Reisner, olen Kliimaministeeriumist, rohereformi osakonnast. Ja enamus inimesi, kes oma osalemisest teada andsid, on praeguseks minu arust kohal. Ja täna me siis 1,5 tunni jooksul soovime tutvustada kasvuhoonegaaside inventuuri tulemusi, mis on siis arvutatud ja kättesaadavaks tehtud ka omavalitsuste kaupa. Et sarnane arutelu või tutvustus toimus ka eelmisel aastal juunikuus ja nüüd siis on tehtud andmete värskendus, et mingil määral on andmed uuenenud ja sellest siis Keskkonnauuringute Keskuse inimesed annavad ülevaate. Ja päevakava on selline, et Kadi Melts räägib siis natuke üldiselt, mida see kasvuhoonegaaside inventuur endast kujutab ja täpsemalt nendest arvutustest kohalike omavalitsuste kaupa räägib Marek Maasikmets. Ja pärast seda siis on aeg, kus võiks küsida täpsemaid küsimusi ja ka natuke arutada. Ja tegelikult on nii, et varasemad kogemused näitavad, et põhimõtteliselt kui nüüd ettekandja räägib, et tegelikult küsimusi tekib ka siis, et siis võiks need küsimused kohe panna siia vestlusaknasse. Et siis kui see ettekanne on läbi, et siis saab kohe nendele küsimustele reageerida, mis vestlusaknas on. Ja peale ettekannet, et siis andke käega märku või kirjutage vestlusaknasse. Et me pigem ettekande ajal nagu katkestama ei hakka, et siin kõik on enamus on meist veebis, et siis on nagu raske seda ohjata. Et põhimõtteliselt siis veel korra, et kui ettekande ajal tekib küsimusi, siis kirjutage vestlusaknasse ja kui ettekanne on läbi, et siis andke märku, kui on täiendavaid küsimusi. Ja väike muudatus on ka selles päevakavas, et meil on Keskkonnaagentuuris käsil selline teema nagu kliimaatlase koostamine. Ja kui me oleme selle kasvuhoonegaaside jutuga ühele poole jõudnud, siis koosoleku lõpus Miina Krabi Keskkonnaagentuurist korra räägib sellest kliimaatlasest, et mis siis on, millega tegemist on ja põhiküsimus selle kliimaatlase puhul on just see, et kui vaadata kohalike omavalitsuste poolelt, et mis andmeid siis just vaja oleks, et mis andmeid see kliimaatlas omavalitsustele võiks pakkuda. Aga sinna siis jõuame koosoleku lõpupoole, et ma loodan, et meil jääb selleks piisavalt aega, et võib-olla läheme pisut natuke üle aja, aga ma arvan, et me saame hakkama. Sissejuhatuseks minu poolt kõik, et nüüd läheme kohe sisuteemade juurde ja annaks sõna Kadile, et Kadi, kui sa saad, et siis jaga oma ekraani. Ma panen selle oma pildisid kinni, et hakkame peale. Ja, ma panen selle. Nii, kas on näha ettekannet? Jah, kõik on näha ja hästi on kuulda. Sul on see... Jah, tegin uuesti. On näha, on ju? Läksime. Väga hea. Aitäh Rene sissejuhatuse eest ja kuigi täna me keskendume siin või keskendutakse rohkem KOV-ide inventuurile, siis KOV-ide inventuuri, kasvuhoonegaaside inventuuri nii-öelda eelduseks või baasiks on riiklik kasvuhoonegaaside inventuur ja selleks, et natukene pilti ette saada, millised on üldised ülemaailmselt kokku lepitud metoodikad ja milline on inventuuri koostamise ajaraam Eestis, et siis ma tegin sellise väikse lühikese ülevaate. Ehk siis kõik riigid, kes kasvuhoonegaaside inventuuri esitavad, teevad seda ühtsetel alustel vastavalt Pariisi kokkuleppe otsusele ja vastavalt rahvusvahelise kliimapaneeli ehk IPCC juhenditele. Need juhendid on 2006. aastast, kõik riigid neid rakendavad, on tulnud paar metoodika uuendust, mis on riikidele vabatahtlikud. Eestis me oleme mõnes sektoris, mõnes kategoorias uuematele
nii-öelda nendele metoodika soovitustele üle läinud, aga mitte veel kõigis, et suur osa tehakse selle baasmetoodika järgi. Siis inventuuri koostamise ajaraamist nii palju, et me koostame seda X-2 aasta kohta. Ehk siis ütleme, kui täna Marek edaspidi räägib teile kasvuhoonegaaside inventuuris kohaliku omavalitsuse tasandil 2022 aasta kohta, siis see tähendab, et kui 22 aasta lõpeb, siis 23 aasta toimub andmete koondamine erinevate statistikaasutuste poolt, siis meie saame oma analüüsid ja arvutused tehtud 2024 aastaks alguseks, kevadeks, kui me esitame need Euroopa Komisjonile Eurole ja siis toimub järgmise tasandi nii-öelda analüüsi arvutus siis kohalike omavalitsuste tasandil ja see saab siis aasta lõpuks valmis, et sellepärast on see ajaraam selline päris pikk ja võib-olla tekitab küsimusi. Aga kahjuks me oleme teinud ka analüüsi, et kas saaks andmeid varem kätte, kõiki andmeid, mida me inventuuris kasutame, ei saa kahjuks, et ei ole võimalik kohe, kui aasta lõpeb, siis kohe näiteks järgmisel poolaastal inventuuriga valmis saada. Siis tulenevalt sellest samast IPCC metoodikast jaguneb kasvuhoonegaaside inventuur 5 sektoriks. Energeetika, mille alla on arvestatud ka transport, tööstusprotsessid, toodete kasutamine, põllumajandus, siis maakasutuse muutus ja metsandus ehk LULUCF ja jäätmesektor. Siis natuke rääkisin, et me juhindume sellest IPCC metoodikast ja see metoodika annab meile ette sellised, kuidas ma ütlen siis, tasandid, et olenevalt kui riigi spetsiifilisi andmeid meil on või me kasutada saame, siis tulenevalt sellest saame me nii-öelda siis täpsema või detailsema inventuuri enda riigi kohta. Kui on kategooriad või sektorid, milles on selliseid vähe võib-olla uuringuid või andmeid saada, siis me saame kasutada metoodikast tulevaid vaikeväärtusi ja saame tegelikult inventuuri kokku. Kui meil on tehtud uuringuid, mõõtmisi, siis me saame kasutada riigispetsiifilisi eriheitetegureid või parameetreid ja saame selle võrra oma inventuuri täpsemaks. Ja mõnes kategoorias, eelkõige Eestis näiteks energeetikas, saame arvutused teha konkreetse ettevõtte andmete põhjal, et see on siis väga ettevõtte spetsiifiline tulemus. Samamoodi annab juhis meile ette erinevad metoodika määramistasandid. See tulenebki siis sellest, et milliseid vaikeväärtusi me kasutame, kas kõige seda nii-öelda baasmetoodikat, kus enamus on kõik kasutusel vaikeväärtused, või siis 3, mis on kõige detailsem ehk see nii-öelda kõrgem tase. Ja Eestis on olenevalt sektorist ja kategooriast kõiki neid 3 määramistasandit meil kasutusel. Siis millistest printsiipidest me lähtume, kui me inventuuri üldse koostame, et kõiki riiklikke kasvuhoonegaaside aruandeid ja inventuuri auditeeritakse rahvusvaheliselt. See tähendab, et meil ei ole võimalik kuidagi üle jala lasta või sellist mingit jama kokku kirjutada, et me peame jälgima nii-öelda TAK-printsiipe, mis tulenevad ingliskeelsetest lühenditest, mis on siin välja toodud, ma kõik ette ei loe, aga üks, mis meil tihti küsitakse, on näiteks consistency, mis tähendab, et meil peab olema sama metoodika ja järjepidev andmestik kogu aegrea ulatuses. Ja kuna me teeme inventuurid 1990 kuni see X-2 aastat, siis meil peab olema nii-öelda aegrida järjepidev. See tähendab, et kui ühel aastal on tehtud mingi väga põhjalik uuring, uuring, siis me ei pruugi saada seda oma inventuuris kasutada, sest kogu ülejäänud 30 aastat, 30+ aastat on andmetega katmata. Seal võib tekkida olukord, kus saab seda aegrida kuidagi analüüsi tulemusel tekitada, aga et see ei ole päris niimoodi, et teeme ühe väga detailse uuringu ja saame kohe inventuuri võtta. Siis
natukene toon välja tulemusi ka, mis on viimasest sellel aastal esitatud inventuurist, aga siin eelkõige ma näiteks trendi, ehk siis energeetika, mis transport käib muidu inventuuris energeetika all, aga siin ma olen need lahku löönud, ehk nad on Eestis kõige suurema kasvuhoonegaaside heitkogusega olnud aastaid järjest juba ja järgmisel joonisel on aegrea trend näha, et me oleme tegelikult liikumas heitkoguste vähenemise suunas võrreldes aastaga 1990 ja kõigis sektorites üldjuhul heitkogused vähenevad, et LULUCF on kahjuks meil viimastel aastatel küll heitja poolel, mitte enam siduja, aga üldine trend on, et 90-ga võrreldes on –63% vähenemist olnud. Vabandust. Ja siis natuke panin siia infot ka, et kust leiab aruandeid ja kes tahab detailsemalt süveneda veel sektoritesse või kategooriatesse või konkreetse mingi gaasi kohta infot uurida, siis www.kasvuhoonegaasid.ee on selline hea koht ja Kliimaministeeriumi veebilehel on ka siis erinevad kliimateemadega seotud aruanded kättesaadavad. Et see on minu poolt lühidalt kõik ja siis Marek saab detailsemalt juba rääkida kohalike omavalitsuste tasandi inventuurist. Aitäh, et küsin kohe, et kas selle sissejuhatava üldise info kohta küsimusi on, et andke käega märku. Praegu ühtegi kätt ei näe, et võib-olla omalt poolt, jah, et mis see põhisõnum nagu sellest riigi vaatest on ja mida on juba ka siin ajakirjanduses levitatud, sest riigi tasandi ülevaadet juba tutvustati. Et see põhisõnum on jah see, et liigume vähenemise suunas ja et oleme teinud õigeid asju, et ei ole nagu valel teel. Aga jah, et see erinevate sektorite panus on see, mis nagu muret tekitab, et kus kohas see vähenemine täpselt aset leiab. Nii, endiselt ühtegi kätt ei näe, ühtegi küsimust ka ei ole kirjutatud, nii et läheme siis edasi Mareki ettekande juurde ja siis Marek näitab täpsemalt kohalike omavalitsuste tasandil see tulemus välja joonistub. Nii et Marek. Ja, tervist. On mind kuulda? On kuulda väga hästi ja on näha ka väga hästi. Okei, nii. Tänan, Rene, sissejuhatuse eest. Üritan selle PowerPointi ka. Nii. On mind näha PowerPointina? On näha, aga näitab seda PowerPointi vaadet praegu, mitte see täis ekraani vaadet. Okei, üks moment. Seda ei... Nii, vist näitab ikkagi. Näitab ikka, jah. Korra lõpetan ära selle peale. Et vahepeal ütlen need, kes nüüd siin vahepeal juurde tulid koosolekuga liitusid, et väike muudatus on päevakavas, et siin lõpus, kui me oleme selle KHG teema ära rääkinud, et siis me räägime korra Keskkonnaagentuuri kliimaatlasest, et millega tegu ja millised on omavalitsuste vajadused sellega seoses. Aga nüüd on Marek sul pilt ilusti näha. Nii et... Ja, vabandan siin ikkagi väikseid viperusi vaatamata sellise pikaaegsele kasutamisel ikka tuleb. Aga ja, Marek Maasikmets Keskkonnauuringute Keskusest, õhukvaliteedi ja kliimaosakonnast. Ja annan siis sellise põgusa ülevaate 22 aasta siis kasvuhoonegaaside heitkogustest kohalike omavalitsuste lõikes. Ja see töö ja ka see ettekanne on tehtud koostöös kolleegidega, kes siis erinevate peatükkide eest vastutavad. Ja Kadi juba siin selgitas, et mis on selle taga, et me
näitame täna veel 22 aasta nii-öelda heitkogused, et puhtalt nii-öelda siis statistiliste andmete kättesaadavus ja nende ajakohasus, et iseenesest võib-olla paljudel inimestel tunne, et justkui kõik andmed on igal pool juba olemas ja saaks kiiremini, aga paraku nii see ei ole, et kui me tahame ikkagi neid samu kasvuhoonegaasi nii-öelda inventuuri põhiprintsiipe järgida, et siis paraku peame leppima sellise ajalise nihkega. Aga põgusalt siis sissejuhatuseks, et millest juttu tuleb, ehk siin ka nii-öelda ära mainida, et me hetkel räägime siis tarbimispõhisest inventuurist, erinevalt siis riiklikust kasvuhoonegaaside inventuurist, mis on tootmispõhine. Ja ma ka põgusalt siis nii-öelda tutvustan, mis need põhilised erinevused seal on. Ja paranduseks võib-olla eelnevalt öeldule, et Kliimaministeeriumi kodulehel veel uut nii-öelda aruannet üleval ei ole, et seal on mõningad väiksed täiendused veel tegemisel, et niipea kui see saab tehtud, et siis saab see loodetavasti ka Kliimaministeeriumi kodulehel üles, et hetkel on seal 21. aasta andmed, ma just täna hommikul veel vaatasin korra. Ja siis räägingi mõne sõnaga ka, et mis see põhimõtteline erinevus siis tootmis- ja tarbimispõhise inventuuril on ja miks see oluline on ja ka üldiselt võib-olla, et mis üldse KOV-ide siis olulisus kliimaeesmärkide saavutamisel on. Nii, aga see suur küsimus, et kas siis tootmis- või tarbimispõhine inventuur, et mis see õigem on, et ega sellist ühest vastust ei olegi, et see olenebki, mida me näidata tahame ja mis on varem kokku lepitud. Et kui ütleme riiklikul tasemel ja riikide vahel on siis kokku lepitud, et kõik riigid, kaasa arvatud Eesti, koostavad siis oma inventuuri tootmispõhiselt, et kuna nii-öelda seal on see rida erinevad kokkulepped, mille alusel seda tehakse. Ja nagu see sõnagi ise ütleb, et tootmispõhine, ehk siis kõik heitkogused on esitatud selle tekkekoha põhiselt, ehk kus asub see nii-öelda heiteallikas, sellest olenevalt ka siis see heide nii-öelda selles asukohas siis esitatakse. Ja ütleme, et riiklik inventuur loomulikult annab siis üldsegi andmed ainult siis terve riigi kohta, eristamata siis erinevaid piirkondi, ehk siis ongi summaarne heitkogus terve Eesti kohta. Ja iseenesest tegelikult nii-öelda riikliku inventuuri raames puudub üldse kohustus esitada ruumilisi andmeid heitkoguste kohta, ehk ongi siis nii-öelda Eesti ja Eesti kohta siis üks üldine number, loomulikult sektorites jaotatud, aga see nagu me oleme nüüd teinud kohalike omavalitsuste lõikes, et sellist nii-öelda ruumilist jaotumist näidata, et seda iseenesest inventuuri, ütleme riikliku inventuuri esitamisel ei ole. Ja nagu see sõna tootmispõhine isegi ütleb, et ta näitabki ära selle tekkekoha, mis selles mõttes, et ega siis neid kasvuhoonegaase ei emiteerita mitte sellepärast, et ettevõtjal on suur huvi seda teha, vaid ikkagi, et ta toodab midagi, aga toodab sellepärast, et keegi tahab seda tarbida. Ja siis on ka, ütleme, teine võimalus, et esitada need inventuuri andmed siis tarbimispõhiselt, ehk kus see toodang siis ära tarbitakse. Ja miks see nii-öelda tarbimispõhine võib-olla siis KOV-ide lõikes parem ongi siis nii-öelda tegeleda just nii-öelda selliste nii-öelda kohalikul tasandil nii-öelda olulisemate siis vähendamisvõimalustega, et piltlikult öeldes, kui me lähtuksime KOV-ide puhul ka tootmispõhisest inventuurist, siis kogu nii-öelda energeetikasektor siis praktiliselt olekski esindatud siis, või see kogu heide oleks siis Ida-Virumaal. Aga iseenesest Ida-Virumaa ju toodab, ütleme, suurema osa energiat ikkagi tervel Eestil, et tarbijad on kuskil mujal. Ja loomulikult selle tarbija mõjutamisega saabki siis teoorias vähemalt kohalik omavalitsus nii-öelda oluliselt paremini tegeleda, kui võib-olla siis nii-öelda tootmispõhiselt, kus heiteallikas asub. Ja loomulikult seal tekib rida erinevaid nüansse, et kuidas seda tootmist üle kanda tarbimise peale ja sellest ma ka siis üritan põgusalt selle ettekande raames rääkida. Ehk seal on loomulikult väga selliseid suuri üldistusi tehtud, et kuidas üldsegi
üldsegi tarbimist hinnata ja loomulikult seal ei ole nüüd tegemist täppisteadusega, et me saame reaalajas, piltlikult öeldes teada, kus see reaalne tarbimine toimub, vaid sealt samamoodi siis erinevate statistiliste andmete koondamisel, agregeerimisel saame siis selle eelduse teha. Ja loomulikult, et ka siin tegelikult KOV-ide piirid on ka tegelikult ju looduses kunstlikud, et tuleb ka kindlasti seda silmas pidada, et see kõik on selline ikkagi üsna suure määramatusega. Ja miks see üldse oluline on, et KOV-id oma kasvuhoonegaaside heitkogused teaksid, on siis oluline, et saaks neid riiklike kliimaeesmärkide saavutamisel siis rakendada kuidagi, et KOV-id teavad ka siis, mis suunas liikuda, mis üldse sektoritega tegeleda, kas piltlikult öeldes on üldse mõtet mingis kohalikus omavalitsuses tegeleda transpordiheidete vähendamisega või energeetika heitkoguste vähendamisega, kui võib-olla siis tuleb välja, et tegelikult selles omavalitsuses on mingi teine sektor oluliselt suurema siis heitkogusega. Nii, ja see, et kuidas siis praktikas seda teha, ehk üle kanda neid riiklikke heitkoguste andmeid siis kohalikele omavalitsustele, on siis see inventuur, millest Kadi rääkis, et see on kõige alus ja sealt edasi siis hakkame teatud võtetega seda laiali siis määrima erinevate omavalitsuste lõikes. Ehk piltlikult öeldes, kui meil on teada riikliku inventuuri põhjal, et meil on terve Eesti siis tarbimispõhine heitkogus, näiteks 2022. aastal oli üle 11 000 kilotonni CO2 ekvivalendina. Et siis iseenesest järgmine ülesanne ongi see, et kuidas see nüüd 79 omavalitsuse vahel ära jagada. Ja see on üsna töömahukas ja üsna siis palju selliseid eeldusi, mille raames tuleb teha üsna palju selliseid eeldusi ja lihtsustusi. Ja kõige olulisem nüanss ongi selle juures see, et tegelikult selliseid väga täpseid asukohapõhiseid heitkoguste andmeid riigis üldse ei koguta. Ehk ongi energeetikasektor on hästi kaetud, kus on siis keskkonnaload, nende heitkoguste asukoha määramisel kõige suurem andmebaas, mida saab kasutada. Aga praktiliselt ülejäänud sektorid, kui me räägime transpordist, räägime põllumajandusest, räägime jäätmetest ja tööstuse sektorist, et siis on päris palju alamsektoreid, kus seda asukoha spetsiifikat ei ole, et siis tulebki rakendada teistsuguseid või mingisuguseid eeldusi. Ja kuna tegelikult meil on varasem ja pikaaegsem kogemus siis õhusaasteainete ehk siis välisõhusaasteainete jaotamisel, kus taolist jaotamist on siis tehtud oluliselt pikema aja jooksul juba ja iseenesest kui võttagi aluseks seda, et tegelikult heiteallikate mõttes on see sarnasus olemas, et kas siis emiteeritakse kasvuhoonegaasi või välisõhusaasteained, et iseenesest need heiteallikad on suhteliselt sarnased või peaaegu mõnes sektoris ongi 100% sarnased, et siis tegelikult saame sealt saadud kogemuse juba võtta arvesse ka kasvuhoonegaaside heitkoguste jagamisel. Ja seda me oleme ka teinud. Ja miks see ka veel oluline on, et seda tehtaks võib-olla riigi vaatest ühtsetel alustel, et mitte iga kohalik omavalitsus ei pusiks siis enda metoodika järgi, et lõpuks kõikide nende vähendamiste või riiklikult võetud siis kohustuste osas oleks ka ülevaade ja selge suund, et mis sektoreid, mis omavalitsuses tasub üldse vähendama hakata. Ja see oleks siis kooskõlas riiklike inventuuri andmetega. Ja kõik see ongi tegelikult lõpuks küsimus, et kuidas seda heitkoguste vähendamist kõige efektiivsemalt planeerida. Et nagu enne juba ütlesin, et teatud omavalitsustes võib-olla ei olegi mõtet tegeleda selliste klassikaliste heitkoguste vähendamisega nagu ka siis energeetikasektor või transport, vaid keskenduda just teistele sektoritele, et vähemalt see
KOV-ide inventuur võiks selles osas siis sellist üldist nii-öelda planeerimispilti anda. Loomulikult siin on ka omad nii-öelda määramatused sees ja kõik see lõpuks taandubki ka kätte saadud statistiliste andmete siis usaldusväärsusele. Nii, ja veel kord võib-olla selle ülesande keerukusest või suurest määramatusest, millest see tingitud on, et sellist süsteemset ja kindla metoodika alusel toimubki siis ainult riiklike heitkoguste arvutuslik hindamine. Ehk seal on tagasi rahvusvaheline kokkulepe ja pikaaegne kogemus, ja selle koha pealt, et kuidas Eesti riiklik heitkogus nii-öelda kokku saadakse ja mis metoodikate alusel, et see on üsna detailselt lahti kirjutatud ja Kadi ka sellest rääkis. Ja samas ka jah, et kui riik on võtnud endale heitkoguste vähendamise kohustused, on ka need siis nii-öelda seatud riiklikul tasandil, määratlemata siis täpsemalt, et kuidas see nii-öelda peaks siis olema või kuidas seda tuleks siis arvestada kohalikul tasandil, et minu teada ka seda hetkel, Rene võib parandada, aga minu teada hetkel ka ei ole päris täpselt seda nüüd paika pandud, et kuidas see nüüd detailselt siis KOV-ide vaatest peaks toimuma, et üldiselt nii-öelda energia- ja kliimakavade nii-öelda tegemine käib, aga kuidas see suhestub siis riiklikesse eesmärkidesse, et ilmselt seal on veel sellist täpsustamist vaja. Ja kindlasti see, kuna ütleme ka kogu see kohalike omavalitsuste kasvuhoonegaaside heitkoguste arvutamine, just tarbimispõhine arvutamine on ikkagi suhteliselt uus nähtus, et seal ka nii-öelda seda arenemisruumi on üsna palju. Ja just ka valideerimise koha pealt, et kuidas seda ruumilist jaotumust ikkagi siis täpsemaks saada, et seal on ka erinevad siis võimalusi, et kas siis satelliitidelt mõõdetud siis heitkoguste kaudu siis verifitseerida erinevatest seirejaamadest saadav andmestik, et seda kõike on plaanis ka tulevikus siis kasutada, et saadagi seda täpsemat siis tagasisidet selle kohta, et kuidas see praegune jaotumus üldse reaalse eluga klapib ja et just saadagi see kohaliku tasandi andmestik. Nii, aga lähme võib-olla ka siis juba nende täpsemate heitkoguste juurde ehk et kuidas ikkagi saada, et see Eesti summaarne heitkogus oleks võrdne siis 79 kohaliku omavalitsuse summaga. Ja kui isegi nii-öelda võtta see eelduseks, et kui iga omavalitsus teeks täpselt IPCC juhendi järgi, siis on ikkagi üsna tõenäoline, et tegelikult eraldi need kokku liites ilmselt ei saada samad tulemust, kui siis on riiklik heitkogus. Et seal ongi siis erinevad nii-öelda nüansid, et juba see puhtalt statistika nii-öelda kättesaadavus ja statistiliste andmete siis kasutamine. Ja selleks, et see oleks enam-vähem ikkagi võrreldav siis riikliku kasvuhoonegaaside inventuuriga, ongi siis Kliimaministeerium tellinud sellise töö, et seda statistiliselt siis heitkogust jaotada nii-öelda kohalike omavalitsuste vahel ja võimalikult siis ühtsetel alustel või vähemalt oleks ära kirjeldatud, et mis põhimõtetel siis see tarbimispõhine inventuur siis on teostatud. Ja selle tarbeks meil tegelikult ongi siis koostatud ARKis siis nii-öelda üks Pythoni põhine mudel, mis siis kasutab erinevad nii-öelda sisendfaile ja tehtud siis eeldusi ja jagab selle nii-öelda kasvuhoonegaaside heitkogused ruumiliselt ja tarbimispõhiselt siis laiali. Ja siin ongi see erinevus siis riikliku kasvuhoonegaaside inventuuriga, kus ei tehta ruumilist jaotumust ja mis on tootmispõhine, et siin on kohalike omavalitsuste siis kasvuhoonegaaside inventuur on ruumiline ja tarbimispõhine, et see on ka oluline siis erinevus ja ka ütleme see summaarne heitkogus nüüd tootmispõhine versus tarbimispõhine ei klapi üks ühele, et kuna seal on ka siis need erinevused just nii-öelda
kuidas see nii-öelda toodetud siis energia või mingi toode, et kas see on läinud siis ekspordiks või on hoopis importi kasutatud, et seal ka siis need erinevused sisse tulevad ja just eelkõige energeetika ja põllumajandussektoris, kus need erinevused on märkimisväärsed. Aga põhimõtteliselt jah, et saame sellise nii-öelda ruumilise jaotuse. Siin on siis summaarne kasvuhoonegaaside heitkogus CO2 ekvivalendina üle Eesti ja nagu ma eelnevalt ka ütlesin, et loomulikult ka need kohalike omavalitsuste piirid on ju tegelikult nii-öelda kunstlikult loodud, et päris looduses kindlasti see jaotumus selline ei ole, et see on lihtsalt ka siis selline üldistus või lihtsustus, et sellised järske üleminekud kindlasti nüüd päriselus ei ole, aga noh, ütleme, et sellega nii-öelda tuleb siis arvestada. Ja võib-olla siis ma lähengi nii-öelda sektori kaupa, selgitan lühidalt, et mis on selle nii-öelda jaotumuse ja arvestuse siis aluseks olnud. Ja alustame energiatööstusega ja töötleva tööstuse ehitusega, et siin need koodid lihtsalt siis tähistavad selle nii-öelda sektori siis jaotus siis kasvuhoonegaaside inventuuri põhiselt. Ja energiatööstuse hulka kuulubki siis riiklik elektri- ja soojustootmine ja põlevkiviõlitööstuse ja soojustarbimisest pärinevate heitkoguse territoriaalse siis jaotamise all arvestame ka siis heiteallikatena nii soojuselektrijaama kui ka piirkondliku siis katlamajased ja omakorda siis see toodetud nii-öelda soojus ja elekter siis jaotatakse vastavalt siis eelduslikule siis tarbijaskonnale laiali ehk piltlikult öeldes, kui meil on külakatlamaja ja me teame seal nii-öelda parimal juhul, et on olemas kaart selle nii-öelda küla siis küttetorustiku kohta, et me saame ruumiliselt hinnata, et mis majades seda soojus seal jaotatakse ja selle põhiselt siis nii-öelda selle arvestuse siis laiali jagada, aga paraku sellist tsentraalset kaardikihti nii-öelda kõikide katlamajade soojatorustike kohta olemas ei ole, et iga tootja on siis tegeleb oma siis võrgupiirkonnaga ja kogu nende andmete siis kättesaadavus eelkõige on üsna keeruline ja seal ka siis peame tegema selliseid teatud lihtsustusi ehk teinekord ka lihtsalt siis kaardi peal vaatama nii-öelda eelduslikke kaugküttepiirkondi ja selle põhiselt siis nii-öelda selle ala nii-öelda paika sättima ja omakorda ka siis seda ala võrdlema veel üldse rahvastiku andmekaardiga, et saada enam-vähem teada, et kas nendes majades rahvastikukaardi järgi üldse inimesi elab. Et see kõik tegelikult, ilmselt isegi teate, et on seotud üsna suure määramatusega ja sellist ülimat täpsust taga ajada ei olegi võimalik, et keegi ei lähe, ei ole võimalik kõiki nii-öelda siis kaugküttepiirkondi eraldi läbi käia ja saada täpsemaid andmeid selle nii-öelda konkreetse isiku poolt siis tarbitud siis sooja koguse kohta. Et loomulikult meie vaates oleks ülihea, kui me saaksime sellise üldistatud Eesti siis kaardikihi, kus on siis kõik kaugküttepiirkonnad peal ja saaksime seda oluliselt täpsemalt teha. Et see kindlasti on selline valdkond, kus võiks seda arendust ka riigi vaates siis teha oluliselt paremaks. Soojuselektrijamadega on natukene nii-öelda lihtsam olukord, ehk meil tegelikult meil on olemas nii-öelda riiklik siis keskkonnalubade andmebaas, ehk KOTKAS andmebaas, kus me saame kõik soojuselektrijaamad siis nii-öelda defineerida punktallikatena, ehk me teame selle nii-öelda soojuselektrijaama asukohta väga täpselt ja sealt edasi siis saame elektritarbimist siduda Eleringist pärinevate andmetega. Et loomulikult seal ka siis on Eleringi andmete ja rahvastiku andmete siis omavaheline selline kombineerimine, et saaksime enam-vähem teada, et mis piirkonnas kui palju siis elektrit on tarbitud ja selle põhiselt siis sealt tuleneva siis heitkoguse omavalitsuste lõikes siis laiali määrida. Et loomulikult ka siin on see määramatus on üsna suur, aga ütleme, et suurusjärgud võiksid
võiksid ikkagi enam-vähem klappida, et siin see olukord on elektritarbimise osas oluliselt parem kui siis sooja tarbimise osas, et vähemalt on siis Eleringi andmed on siin aluseks. Ütleme, kogu see kaart siis üldistatuna näeb välja selline, et iseenesest siin suuremad siis linnad, omavalitsused või tihedama asustusega siis omavalitsused siin domineerivad heitkoguste mõttes. Siis võib-olla eraldi veel välja tuua kohtküte ehk siis need eramajapidamised, kus siis kasutatakse maja kütmiseks siis lokaalset küttesüsteemi, et ka seal on nii-öelda täiesti omaette siis selline skeem, kuidas seda arvutatakse. Ja iseenesest võib ka tekkida paljudel küsimus, et miks üldse kohtküte nii-öelda kasvuhoonegaaside kontekstis oluline on, et justkui biomassi põletamine peaks olema ju CO2 vaba ja ta ongi kokkuleppeliselt, et loomulikult tegelikult seal CO2 eraldub, aga kuna ta läheb uuesti süsinikuringlusse, siis seda arvesse ei võeta. Aga tihti jäetakse tähelepanuta, et tegelikult sellise kohtkütte puhul emiteeritakse üsna palju metaani, et metaani on just nii-öelda põlemisprotsessis siis oluline, kui on tegemist ebaefektiivse põlemisega, ehk ongi see põlemisprotsess ei ole täielik ja paraku sellised nii-öelda lokaalsed küttekolded seda on. Et see on kindlasti Eesti kontekstis selline kriitiline koht, kus just seda küttekollete efektiivsust ja sellist põlemisprotsesside siis parendamist tuleks ette võtta. Ja kohtkütte puhul on meil ka siis on aluseks võetud siis ehitisregister ja ehitisregister loomulikult on nii täpne, kui ta on. Ehk seal ka see nii-öelda ehitisregistri täpsus või kvaliteet siis kõigub omavalitsuse lõikes üsna palju, et kui palju siis omavalitsus tegelikult on suutnud ajakohastada neid erinevaid küttekoldeid ja kui palju seda üldse järelevalvet on suutnud teha. Aga see praegu on jah selline tsentraalne andmebaas, mida me siis saame kasutada ja ehitisregistri andmeid siis lokaliseerida siis katastriüksuse tasemel. Et selle saamegi siis nii-öelda paika panna ja paraku ka ehitisregistris tegelikult puuduvad andmed selle kohta, et isegi kui seal on andmed siis küttekolde kohta, ei ole seal siis seda nii-öelda ei küttekolde võimsust enamasti, ei ole, ütleme, sellised täpsemad andmed, mille põhjal saaks siis heitkogust arvutada, et seal siis ongi selline nii-öelda eeldus on siis köetava pind või köetava pinna suurus, ehk selle põhjalt siis saame eeldada jällegi, et sellise pinna kütmiseks, sellise ruumi kütmiseks on vaja sellist hulka energiat ja nõrk koht jällegi ka ehitisregistris on see, et puuduvad andmed või valdavalt puuduvad andmed siis näiteks soojustuse kohta, et me peamegi siin aluseks võtma siis sellise üsna vana ja kehva siis sellise aluseelduse, et kui palju siis ruutmeetri kütmiseks siis energiat kulub, et see kõik kindlasti mõjutab seda heitkogust ka. Ja selle põhiselt siis me saamegi sisuliselt, meil on teada need kütteallikate asukohad, siin need hallid on siis kõik need katastriüksused, kus siis ehitisregistri alusel küttekolle peaks asuma, saame selle heitkoguse välja arvutada, saame siis sisuliselt minna nii-öelda iga siis kütteallika nii-öelda, ütleme siis katastriüksuse täpsuseni ja selle põhjalt siis saame ka arvutada siis selle nii-öelda ruumilise jaotuse siis Eesti lõikes, et loomulikult siin on ka veel, et siin ei ole ainult selle kaardi peal, siis ei ole ainult kohtküte, vaid siin on ka muud sektorid, mis ei ole siis soojuse ja elektri tootmisega seotud, et siin on neid allikaid omajagu. Ja loomulikult siin ka see kõikide nende kaartide puhul tasub tähele panna seda, et iseenesest see punane värv või kollane värv, et tuleb alati ka vaadata siis selle heitkoguse suurust, et kindlasti ka see nii-öelda oluline, et mitte ainult see, et punane värv on midagi väga halvasti, vaid ka seda absoluutset numbrit võrrelduna siis summaarse heitkogusega. Transpordisektor
mis on ka osa tegelikult energeetikasektorist, on selles mõttes olukord natuke lihtsam, et me saame seal aluseks võtta siis teedevõrgustiku ja liiklusloenduse andmed. Näiliselt on, siin on ka tegelikult see liiklusvõrgustik tegelikult on veel nii-öelda detailsem, et ja ma panin lihtsalt ühe üldisema, aga tegelik probleem seisneb selles, et ei ole siis omavalitsuste lõikes, ütleme siis neid liiklusloenduse andmeid ei uuendata regulaarselt siis kõikide omavalitsuste lõikes. Teatavasti siis riigimaantee osas teeb siis loendust, nüüd ma ei tea, mis selle ameti uus nimi on, aga Maanteeamet, kes ilmselt on mingi teine nimi, aga kes siis teostab siis liiklusloendus siis riigimaanteedel ja kus see kaetus nii ajas kui ruumis on üsna hea ja neid andmeid uuendatakse, siis omavalitsuste lõikes jällegi sellist korrapärast liiklusloenduse andmete uuendamist ei toimu. Ja see loomulikult ongi siis suuremate omavalitsuste kontekstis väga oluline, et ikkagi saada need uuendatud andmed, aga jah, see on osutunud ikkagi üsna piiravaks kohati, et peab päris vanade andmetega kahjuks opereerima teatud piirkondades. Et see on ka tegelikult nii-öelda omavalitsuste selline siis võimalus omakorda jah, et ikkagi neid andmeid regulaarselt uuendada ja ka publitseerida, et oleks need andmed kättesaadavad. Aga põhimõtteliselt jah, et selle transpordisektori heitkoguse jaotamisel me võtame siis aluseks teedevõrgustiku ja viimased teadaolevad siis liiklusloenduse andmeid, mis siis teisendame siis heitkogusteks ja ütleme, kui me kanname kaardikihile, loomulikult siis siin olenebki jällegi see, et mis lõikude kohta täpselt need liiklusloenduse andmed on, kus või loenduslõik siis täpselt, kas ta ületab ühte või teist omavalitsuse piiri, et kõik sellised nüansid seal tulevad mängu ja ka siin paraku väga täpseks minna ei saa, et loomulikult siin on tänapäeval igasuguseid sensoreid kasutusel ja võimalik kasutusele võtta, aga häda ongi selles, et kui seda tehakse ainult mõnes omavalitsuses, siis seda ei saa laiendada kõigile teistele omavalitsustele, et paraku see metoodika piirav faktor ongi see, et kui me üks omavalitsus piltlikult öeldes on hästi tubli ja omab kõiki andmeid, et siis me ei saa seda kuidagi teistele omavalitsustele laiendada, et ikkagi peame seda ühtset lähenemist kasutama. Tööstusprotsessid ja toodete kasutamine on selline heitkoguse mõttes üsna tagasihoidlik, aga oma jällegi selle heitkoguse jaotuse mõttes üks kõige keerukamaid, et seal ka neid eeldusi, kuidas seda heitkoguse jaotust nii-öelda tehakse, on väga palju ja selle sektori keerukus ongi selles, et seal on väga palju erineva skaalaga siis nii tootmisettevõtteid kui ka piltlikult öeldes soojuspumpade kasutajad, et see kõik nii-öelda ruumiliselt ära jaotada on tegelikult paras peavalu. Ja omakorda jah, siin tulevadki siis nii-öelda fluoreeritud kasvuhoonegaasidel mängu, mille siis jaotamisel ka üks näiteks aluseeldus on elanikkonna paiknemine, kuna lihtsalt ei ole muid täpsemaid andmeid ja paiknemise asustustiheduse põhiselt siis. Ja asfalteerimisest lenduvate näiteks heitkoguste jaotamisel ka on kuna puudub selline ühtne andmebaas, et kus saaks siis kätte kõik asfalteerimistööd kohaliku omavalitsuse põhiselt ei ole, et ka seal siis on selline väga selline jäme üldistus tehtud, et on siis elanikkonna paiknemine, rahvastiku tihedus, et kindlasti see ei ole kõige parem, aga lihtsalt piirabki meid see statistiliste andmete kättesaadavus. Et riigiteede osas loomulikult on võimalik neid saada ühest nii-öelda andmebaasist, aga jällegi jah, et kui kohalik omavalitsus midagi teeb, et siis sellist ühtset andmebaasi meil aluseks võtta ei ole. Ja loomulikult ka nende tööstusprotsesside puhul on olemas siis FOCA andmebaas, kus on siis erinevad siis
fluoreeritud kasvuhoonegaase sisaldavate seadmete loetelu, ka seal tegelikult, et isegi kui praegu seal on üle 6200 seadmed, me teame, et iseenesest see andmebaas ei ole täielik ja seal on päris palju tööd ikkagi veel ära teha, et saada täielik ülevaade. Aga ütleme, et see jaotumus iseenesest selline on. Ja kui te vaatate ka nüüd neid numbreid, siis kilotonnides, et näete, et iseenesest need heitkogused ikkagi on võrreldes näiteks transpordi või energeetikasektoriga ikkagi oluliselt väiksemad. Põllumajandus, huvitav teema ja õnneks seal on seda nii-öelda statistikat all natuke paremini olemas, ehk meil tegelikult on kaardimaterjalina on päris palju kasutusel Espria erinevaid kaardikihte, Kotkas andmebaasi, kus me saame nii-öelda need loomapidamishooned näiteks lokaliseerida, taimekasvatuse puhul kas põllumassiivid lokaliseerida, aga keerukaks nüüd teeb see, et siin me peame ka siis selle Eestis toodetud siis looma- või taimekasvatuse toodangu kuidagi siis tarbijateni viima või eeldama, et kui palju siis tegelikult sellest tarbiti koha peal ja kui palju siis viidi välja, palju toodi sisse, et ka siin on siis puhtalt Statistikaameti andmebaas ehk nii eksport kui import näitajad ja seal siis, kuidas see vastav jaotumus on tehtud ehk piltlikult öeldes siin me ikkagi üritame siis seda Eestis toodetud toodangut siis viia tarbijani ja eeldada, kui palju siis ja mis piirkondades see täpselt see tarbimine siis oli ja seal loomulikult on ka siis jällegi see rahvastiku kaardikiht on nii-öelda aluseks. Ja impordi pool samamoodi, et Statistikaameti siis andmebaas, et kui palju siis nii-öelda erinevad siis põllumajandustooteid siis Eestisse imporditi ja kus neid võiks siis eelduslikult kasutada. Et see kaart iseenesest on selline ja loomulikult siin siis annabki värvi eelkõige siis või annavad värvis eelkõige suuremad siis omavalitsused, kus on rohkem rahvast ja selle põhiselt nii-öelda siis see jaotumus justkui oleks, et kui me vaataks sama siis kategooria tootmispõhist kaardikihti, et siis see kaart on hoopis teistsugune, ehk sealt siis tulevad välja need kohad, kus siis just seda põllumajandustoodangut siis toodetakse. Aga põllumees ka seda toodangut ei tooda lihtsalt mitte enda lõbuks, vaid selleks, et seda siis tarbijateni viia ja iseenesest jah, see nüüd tarbimispõhine inventuur seda siin ka siis paremini iseloomustab. Jäätmete sektor ja siin on ka siis erinevus siis riikliku inventuuriga see, et me mitte ei lokaliseeri seda jäätmesektori heitkogust mitte siis nende kas jäätmejaamade või prügilate lõikes, vaid ikkagi ka jällegi, kus rahvas asub. Ja seal ka siis see sektori heitkogus siis jagataksegi rahvaarvuga ehk jällegi Statistikaameti siis rahvastikukaart on aluseks ja saavadki nii-öelda suurima rahvaarvuga siis omavalitsused selle kõige suurema siis heitkoguse. Ja jäätmesektori inventuuris ongi siis 4 alakategooriat, milles siis kasvuhoonegaaside heitkogused siis arvutatakse, on siis tahkete jäätmete ladestamine, bioloogiline töötlemine, jäätmete põletamine, lahtiselt põletamine. Statistiliselt jah, seda lahtist põletamist mingil määral veel aset leiab, aga praktikas ta iseenesest on keelatud, aga mingil määral seda ikkagi juhtub. Ja siis olme- ja tööstusreovee käitlemine ning ärajuhtimine, et see siis ka jällegi kantakse üle siis tarbijaskonnale. Ja kaart iseenesest näeb välja selline, et jällegi need absoluutsed numbrid on üsna madalad ja ise joonistubki välja siis kaardikiht, kus suurema siis rahvaarvuga omavalitsused domineerivad. Ja kokkuvõtteks, et ma arvan, et see KOV-ide roll nii-öelda riiklike kliimaenergiameetmete rakendamisel kohalikul tasemel on ülioluline ja just, et seda võetaks arvesse võimalikult vara ja ka nii-öelda sellistest ühtsetest aluseeldustest just, et meil on selline üldine riigi inventuurist lähtuv siis põhimõte.
ja ükstapuha, kuidas see arvepidamine käib, et igal arvepidamisel on, ütleme seda laadi arvepidamisel on suured määramatused, aga vähemalt oluline see, et see määramatus oleks kõigil ühesugune. Et sellist ideaalset metoodikat ei ole, et me saaksime nüüd reaalajas piltlikult öeldes, või vähemalt hetkel veel ei ole, et saaksime reaalajas siis iga inimese kohta selle heitkoguse teada, et kindlasti sinnapoole liigutakse, et sellist nii-öelda ülidetailset arvepidamist oleks ka võimalik pidada, aga lõpuks ikkagi et kõik taandub ka nende statistiliste andmete kättesaadavusele kõikide omavalitsuste lõikes, et siin paraku on nõrgaks kohaks ka see, et kõige siis mittevõimekam omavalitsus piltlikult öeldes ka siis seob teised omavalitsused sellise kasutatava metoodikaga, et kindlasti ka siin on oluline, et seda arendust või arvepidamise arendust siis tehtaks ühtselt ja kõik omavalitsused jõuaksid enam-vähem ühtsetele tasemetele. Ja ei saagi öelda, et need andmed, mis on esitatud, need pretendeeriksid nüüd absoluutsele täpsusele, vaid need ongi pigem siis ülevaade nendest parimatest võimalikest siis statistilist andmetest, mis hetkel saada on ja saab vähemalt suurusjärkude mõttes saab aimu siis, mis sektoritega, mis omavalitsuses võiks eelkõige siis vähendamise mõttes tegelema hakata üldsegi. Nii, see oleks minu poolt hetkel kõik, et kui kellelgi on küsimusi, siis vastan hea meelega. Nii, aitäh, et ühtegi märk, siin vestlusaknas on, Eveli ütlesite, et KOV-ide lõikes korra pärast liiklusloenduste andmeuuendust ei toimu. Et mis aasta andmetega toimetate, kas kõikidel KOV-idel võrreldakse samu aastaid? Jaa, väga hea küsimus. Ei ole kõikidel paraku samad aastad, et see ongi nagu selles mõttes on selline valdkond, kus mõnedele omavalitsustel ongi ainult mõned väga üksikud siis mõõteandmed näiteks, et siis me peame selle lihtsalt aluseks võtma, et kui me hakkaksime rakendaksime kõikidele ühtset aastat, siis paljud omavalitsused kahjuks, paljudes omavalitsustes ei olekski liiklusloenduse andmeid. Et see kindlasti on probleem. Nii, et andke käega märku, kes tahab küsida või mõtteid esitada selle teema kohta. Et ma tuletan meelde, et kui me eelmine kord arutasime eelmise aasta 7. juunil või kusagil juuni alguses oli, et siis ma küsisin ka seda, et mida veel tahta, et mida omavalitsused veel võiks tahta sellisest uuringust või ülevaatest, et ka selles osas, et kui nüüd neid andmeid te nägite, need tehakse kättesaadavaks, et mis vajadus omavalitsuse vaatest nende andmetega oleks, et kas oleks huvi saada neid andmeid kuidagi detailsemalt, kuidagi ruumiliselt. Ja me tegelikult eelmine aasta saime ka mõned ettepanekud, et kuidas seda asja võiks paremini teha. Siin oli just Mareka mainis seda andmete kättesaamist just nende hoonete kohta, et mis on need kütteseadmed, mis on soojustuse tase ja igasuguseid muid andmeid veel, et see võtab kõik aega, et seda nagu naljalt ei saa, aga me oleme selles osas neid mõtteid kuulda võtnud, et seda andmete kvaliteeti paremaks teha. Selles osas nagu üritame seda kvaliteeti tõsta. Aga et kui nüüd nendele erinevatele kaardidele sektorite lõikes peale vaadata, et siis oleks seda ka huvitav teada, et mida veel nagu oleks vaja teha, millist detailsust veel oleks vaja, et äkki on vaja mingisugune sektor veel kuidagi lahku lüüa või lahti lüüa, et mis oleks nagu sellise praktilise väärtusega. Ja siin Marek tegelikult kusagil alguses ütles ka, et mis see seos selle riikliku energia ja kliimakava ja kohalike energia kliimakavade vahel võiks olla, et ma kirjutasin vestlusaknasse ka, et ega seda seost täna nii väga ei olegi. Ja see ongi nagu üks probleem, mis tegelikult takistab sellist
riigipõhist koordineeritud tegevust kliimaeesmärkide saavutamiseks, et meil on nagu 2 erinevat töösuunda, et üks ongi selline riiklik energia- ja kliimakava, kus me siis paneme paika eesmärgid ja tegevused, et siis kasvuhoonegaaside heidet vähendada. Ja teine on siis kohalikud energia- ja kliimakavad, mis kuidagi omavahel ei seostu. Ja probleem on selles, et kohalikud energia- ja kliimakavad täna ei järgi päris ühtset metoodikat. Need sisendandmed on tehtud ka väga erinevate konsultantide poolt ja need hinnangud ei ühildu, erinevad linnad siin suuremad kasutavad erinevaid metoodikaid näiteks. Et see on selline teema, mis vajab veel eraldi täpsustamist ja me kirjutasin siia vestlusaknasse ka, et tegelikult järgmisel esmaspäeval kella 2–4 on meil broneeritud aeg ja ma olen kutsega saatnud, et siis on küsimus selles, et mida ja kuidas nende kohalike energia- ja kliimakavadega üldse teha, et KIK-is me toetame nende koostamist ja muu hulgas ka rakendamist. Aga küsimus on selles et mis nendest tõespidi saama hakkab, et meil on see kliimakindla majanduse seadus endiselt tulemas. Et sellega pole veel lõpule jõutud, sellega minnakse edasi, aga üks oluline element selles kliimakindla majanduse seaduses oli just seesama kohalik energia- ja kliimakava, et sellest pidi saama edaspidi kui selline alusdokument, mis ühelt poolt on aluseks, et erinevaid toetusi võimaldada omavalitsustele kliima ja energiaga seotud eesmärkide saavutamiseks. Aga teiselt poolt oli mõte see, et aidata siis andmete poole pealt üle-eestiliselt seda teemat ühtlustada, et andmed oleks võrreldavad, omavalitsused võrreldavad ja et siis riigi tasandile jookseksid need kokku sinna riigi tasandi kliima- ja energiakavasse. Aga seda me arutame täpsemalt järgmisel nädalal. Siin Marten kirjutab vestlusaknasse, et kas on plaan välja tuua heidet alamsektorite lõikes, näiteks energeetikal soojus, sealhulgas eraldi kohtkütte, kaugkütte ja elekter eraldi. Vaja võiks olla ka eristamist kodutarbijate ja teiste tarbijate lõikes, transpordis, maanteetransport ja näiteks teised. Kas jäätmetes on plaanis arvestada hoopis jäätmetekke näitajatega? Euroopa Liidu statistikas on ka tavapärane jaotus näiteks tööstus, transport, elamud, teenused, põllumajandus, kalandus ja teised, et mitu küsimust koos, et kas saab näiteks energeetikat detailsemaks teha? Vastus on jah ja ei, et seal lõpuks, ütleme et loomulikult saab seda eristada, et kui palju siis on lokaalkütet ja kaugküte, et see iseenesest võiks olla tehtav. Eraldi nüüd eristamist, kui me räägime nüüd ütleme statistiliselt loomulikult seal ka siis lihtsalt see olemasolev struktuur vajaks siis täpsustamist ja ülevaatamist, et teoorias on see võimalik, et ma lihtsalt mõtlengi, et seal kõik see nõuabki siis ka nende alusandmete siis mingis mõttes teistsugust käsitlemist ja natuke selle programmijupi ümberkirjutamist, et iseenesest energeetiku osas ma pigem oleks optimistlik, et see siis, seda võibki siis Kliimaministeeriumiga eraldi veel arutada, et kui järgmine arvutus teha, et mis selle siis sellise detailsuse siis saavutamiseks, mis oleks veel juurde vaja, näiteks seesama ehitisregistri osas, et mis kuuldavasti ka ehitisregister vahepeal on arenenud, et mis väljavõtte ja detailsuse võimalused seal siis üldse olemas on. Transpordi osas on olukord natuke keerulisem, et seal nüüd, nagu ma eelnevalt ka mainisin, et see maanteetranspordi üldsegi liiklusloenduste andmete selline ruumiline jaotus on väga ebaühtlane, et loomulikult, kui teha see eeldus puhtalt riigimaanteede lõikes ehk kanda see üle ka siis kohaliku omavalitsuse teedele, et siis oleks see tehtav, aga see on jällegi küsimus, et kas see oleks päris korrektne nii teha. Et teatavasti kas ilmselt
riigimaanteede või olemuselt ka siis natuke suuremad maanteed, et seal ka siis see nii-öelda maanteetranspordi osakaal natuke erinev, aga see on jällegi selline mõtlemise koht natuke, et mis teha annaks. Jäätmete osas ma ei oska kommenteerida, et mis näitajad iseenesest jäätmetekke ja mis detailsusega üldse olemas on, et võib-olla kui küsija oskab seda täpsustada, et mis statistilised andmed üldse jäätmetekke. Ega ma muidugi kõik andmeid ei tea, aga suur nii-öelda register on ja kas või minu oma valitsuses on seal mõned numbrid kirjas, mis on siis teatud jäätmete alamgrupid nii-öelda tonnides toodud KOV-i kohta ja siis võib-olla hoopis see KOV-i elanike arvuga jagada nagu sealt maalt, et mitte keskmist üle viia. Ja, ei, kui et mis on kõigi kohta olemas. Jah, et mis on kõigi kohta olemas loomulikult, et siis saab seda saab niiviisi teha, et võib-olla Kadi on jäätmetega rohkem kokku puutunud, oskad sa äkki seda kommenteerida? Ja ma tahaks öelda lihtsalt, kuna me kasutame seda riiklikku metoodikat, et seal me tegelikult arvestame ladestamist, et ütleme, see jäätmeteke, sealt ei pruugigi heitkogust tekkida, kui ta läheb ringlusse edasi või tagasi. Et selles mõttes pigem on küsimus, et palju ladestatakse ikkagi. Jah, see on ka, iseenesest ma kujutan ette, et omavalitsuse lõikes võibki olla nende jäätmejaamade lõikes on ju siis mingisugused statistilised andmed, aga sealt nüüd jäätmejaamast, et kas ta läheb ladestamisele, läheb põletamisele ja osad siis lähevad kuhugile taaskasutusse veel, et iseenesest siin peab natuke mõtlema, kuidas see jaotus nagu oleks korrektne teha. Aga mõttena võib iseenesest sellega seda vaadata ja analüüsida. Nii, jah, jaotuse, statistika jaotust ma pigem selles mõttes ikkagi hetkel veel lauda ei võtaks selles mõttes, et me peame ka ikkagi säilitama selle teatud sellise ühtsuse siis riikliku kasvuhoonegaaside inventuuriga, et seal on lihtsalt see üsna jäik selline jaotus, et loomulikult see on võimalik siis kanda see üle ka sellisele statistikale, aga siis peab jälle süüvima, et mida seal täpselt tööstuse all, näiteks tööstus, ütleme inventuuri mõttes tööstus ei hõlma nüüd energeetikasektorit või siis ütleme ka soojuse tootmist, et kas see Euroopa statistikas on siis see kõik sinna kokku ilmselt pandud, et see tegelikult muudab selle nagu jah, et me sellest riiklikust siis inventuuri sellisest jaotusest läheksime üsna kaugele. Et ma tean, et seal on statistikamaailm on ka täiesti omaette maailm, kus ka Eesti Statistikaamet esitab teinekord veel rohkem see agregeeritud andmeid, et kust ongi nagu raske aru saada, et mis seal täpselt siis sees on. Ja ma korra võib-olla kommenteerin, et ega ma kirjutasin kiiresti need 3 küsimust, mis tundus nii-öelda minimaalne süke vajadus ja siis ma lihtsalt kõrvale vaatasid seda, mis statistika tuleb, ütleme, et kunagi, kui neid SECAP ja neid sai omavalitsuses tehtud, et siis tegelikult sealt jälle oodati neid ka heidet lõpuks niipidi, et see pigem oli lihtsalt nagu näitena, pigem need olid esimesed minimaalsed vajadused, mis vähe tulid, olid üleval pool seal või mõtted. Ja, minu eest väga head küsimused. Jah, et kui on veel küsimusi, tähelepanekuid, et andke märku, vahepeal ütlen vahele seda, et kõigile, et kui alguses öeldi ka, et need materjalid ei ole veel Kliimaministeeriumi kodulehel üleval, et niipea kui on üleval, et siis ma saadan selle teate, et need on üleval, et siis saab neid ka lähemalt vaadata. Ja kui selle materjaliga seoses tekib veel täiendavaid küsimusi, et mida näiteks omavalitsuse vaatest oleks vaja nendest andmetest täpsemalt näha, et andke mulle siis kirjalikult teada, et siis ma kogun need mõtted kokku ja iga aasta lõpus siis Kliimaministeerium, Keskkonnauuringute Keskus vaatavad läbi, et kuidas seda andmete uuendamist teha, et siis me saame seda arvesse võtta, seda detailsemat vajadust. See siis selleks.
Nii. Ma nüüd ei oska öelda, et kas info oli nii põhjalik ja ammendav, et küsimusi ei olnud või oli see liialt keeruline, et küsimusi ei oska küsida, aga hetkel ma rohkem käsi ja sellist kirjalikku tagasisidet ei näe. Et võib-olla tõmbaks selle teemaga joone alla ja meil oli üks erakorraline teema veel siia lõpuks teile lihtsalt infoks, et Keskkonnaagentuurist siis on Miina Krabi meiega liitunud ja teema on siis seotud kliimaatlasega ja nüüd küsimus on üsna sarnane selle kasvuhoonegaaside inventuuri tutvustusega, et jällegi, et seda kliimaatlast tehakse, kliimaga seotud infot riigi tasandil kogutakse ja nüüd küsimus võib-olla omavalitsuste esindajatel ongi see, et mida omavalitsused sooviksid sellest kliimaatlasest saada, milliseid andmeid, trende kliimaga seoses seal näha ja millise detailsusega seal võiks see siis esitatud olla. Loomulikult siin on teatud piirangud, mida me proovime siis arvesse võtta, aga ma annaksin Miinale sõna korra seda tutvustada, et mis tulemas on ja siis pärast täpsustaks, et kuidas saaks selle vajaliku info Keskkonnaagentuurile edastada just nende omavalitsuste vajaduste osas. Et Miina, palun, võtta üle. Aitäh, tere! Jah, sellise ülesande me siis Kliimaministeeriumilt saime, et koostada interaktiivne kaarte ja graafikuid sisaldav tööriist ehk siis kliimaatlas, mida siis saakski kasutada kohalikud omavalitsused, otsustajad, planeerijad ja igasugused ilmahuvilised ka. Tähtaeg on sellel kaunis lühike, et selle aasta novembri lõpuks peab meil olema midagi ette näidatud, aga on juba teada, et päris valmis ta novembriks ei saa, aga midagi siiski. Ja kuna meil endal hetkel ei ole midagi ette näidata, siis ma tutvustan teiste riikide näitel seda üldist ideed, et mida me tahame siis luua. Nii, ma loodan, et on näha ekraan. Jah, kõik on väga hästi näha. Praegu siin siis Läti kliimaatlas. Siin on, nendel on kuvatud minevikuandmed ja tulevikuandmed. Ehk siis siin minevik jookseb siin alates 1951. aastast. Meil on plaanis panna 2 perioodi, on siis 1961 kuni 1990 ja siis teiseks perioodiks 91 kuni 2020 ja alustame siis viimasest, et see kindlasti välja saaks, et hiljem, kui ei jõua novembriks, siis hiljem tagumine ots uuesti juurde panna. On 3 teemaplokki, on üldine kliima, kus meil on plaanis kuvada siis ilmastiku näitajaid, et seal saab olema erinevaid õhutemperatuuri ja sademetega seotud näitajaid, keskmiseid maksimume, miinimume, aga lisaks ka näiteks kuumapäevade arv, külmapäevade arv, sademetega päevade arv, sajude päevade arv, seal on palju erinevaid kriteeriumeid, tuule kiirus ja lumikate samuti. Ja neid me kuvame siis paljuaastase keskmisena, aga samuti ka paljuaastase kuude keskmisena ja aastaaegade keskmisena. Siis teises plokis saavad olema siseveed, enamasti siis vooluveekogud, kus on parameetriteks näiteks veetase ja selle muutused, veetemperatuur ja jäänähtused. Ja 3. plokis on meri, mereveetasemega seotud muutused, mereveetemperatuur, jäänähtused ja tõenäoliselt ka midagi veekeemiast, näiteks mingite ainete sisaldused või soolsus ja nii edasi. Siis tuleviku osa tegelikult valmib alles järgmisel aastal ja tuleviku osa siin on samamoodi jooksevad aastad, aga reeglina on ta siis kuni 2100.
üldise kliimavaatest teeb tulevikuprojektsioone Tartu Ülikool ja merekliimale teeb TalTechi Meresüsteemide Instituut. Ja mõlemad, kuna need on teise projekti raames, siis nendel need tulemused valmivad järgmisel aastal. Nüüd sisevetele ei ole planeeritud tulevikku, küll aga näitame seal üldiseid trende. Ja valida saab siis tulevikul erinevate nende stsenaariumite vahel ja nende kliimaatlasel on all siis ka graafiliselt võimalus andmeid vaadata minevikust kuni tulevikuni. Lätil on kliimaatlases maakonnatasemed ja meil on praegu täpselt samasugune plaan, et näidata maakonna põhjal. Üks peamisi põhjuseid on selles, et mida väiksema maatüki peale me läheme, seda suurem on see määramatus. Küll aga on see siin ikkagi küsimus teile, et kuidas teie seda näha sooviksite või mis vajadused teil on. Sest meie siin, kui me vaatame seda Läti ühtlase punast kaarti, siis justkui ei anna kohaliku omavalitsuse tase täiendavat lisaväärtust, aga me ei tea, võib-olla teie jaoks on see ikkagi oluline. Et selles osas sooviks kindlasti tagasisidet. Siis ma korraks põikan nüüd Saksamaa kliimaatlase juurde. Neil on põhimõtteliselt sama ülesehitus, et on kaardid ja all graafik. Saksamaal saab valida liidumaid, et neil ei ole ka peenemaks mindud. Aga mida me tahame oma atlasesse lisada ja mida Läti atlases ei ole, on siis üksiku aasta või kuu kaart. Et antud juhul on siis siin selle aasta märts. Seda lihtsalt põhjusel, et kui on näiteks vaja leida kinnitust, et kas meil nüüd oli siin, ma ei tea, ütleme aprillis põud või mitte või kuidas oli eelmisel aastal, selliste konkreetsete jooksva aasta tulemusi, et selle me tahame ka lisada siia atlasesse, et saab võrrelda seda, mis ta pikaajalise keskmisena on ja milline ta siis tegelikult see üksik aasta tuli. Et siin on ka samamoodi, saab erinevaid aastaid valida ja erinevaid kuid valida. Et selle siis ka lisame. Ja ega ma hetkel rohkem ei oskagi välja tuua. Et selline see ajagraafik meil on ja planeeritud on ta muidugi niimoodi, et ta ei ole nüüd selline lõplikult valmis toode, et seal peab saama ka edaspidi teha täiendusi ja muudatusi. Et sinna tõenäoliselt lisandub veelgi teemasid. Aga jah, selline on hetke idee. Jah, aitäh, et veel korra, et miks nüüd Miina seda tutvustab või seda räägib, ongi just see, et seda sellist ülevaadet plaanib Keskkonnaagentuur teha ja küsimus on selles, et kui nüüd omavalitsuste vaatest oleks vaja midagi konkreetselt välja tuua või kindlasti välja tuua või väga hästi välja tuua või kättesaadavaks teha, et siis sellest andke kas mulle märku või Miinale märku, et me saaks seda siis arvesse võtta, et kui on võimalik seda tehniliselt teha, et siis me teeme. Loomulikult just rahalised piirangud ja muud IT-piirangud, mis võtab palju aega ja mida ei saa teha, aga lihtsalt, et oleks nagu teada, mis see vajadus on. Et jutt on siis nagu kliimaandmetest pigem. Ja nüüd lihtsalt taustaks ütlen, et meil siin Kliimaministeeriumis on veel igasuguseid töövoogusid umbes sarnased, et me siin tegeleme ka mõõdikutega rohepoliitikate ja kliimapoliitikate kontekstis. Siin eraldi on meil üks inimene, kes tegeleb mõõdikutega ja see päris palju mõõdikuid on kokku saadud. Eelmise aasta detsembris või novembri lõpus me ka korra omavalitsuste ka neid mõõdikuid puudutasime, et need asjad tulevad. Tänaseks on see pilt palju täpsem ja seal on sama küsimus, et kui täpseks erinevate mõõdikutega, mis siis kirjeldavad kliimat, keskkonnaga seotud muutusi Eestis, et kui täpseks nende andmetega minna saab,
et minu huvi nüüd jah, just esindada omavalitsuste vaadata on jah see, et ikkagi nii palju kui saab minna võimalikult detailseks ja teine oluline aspekt on see, et nii palju kui saab teha andmeid kättesaadavaks omavalitsuste kaupa, isegi kui siin, nagu Miina just näitas nende kaartide peale, et need Läti kaardid, ma ei tea, mis seal olid temperatuuri andmed, mis iganes, et ütleme, et isegi kui seal nagu suuri erinevusi ei ole, et ütleme, et kõik on justkui nagu sama, aga vähemalt peaks olema mingi võimekus, et neid andmeid kuidagi omavalitsuste lõikes kätte saada. Et miks just andmed on vajalikud just nende samade kohalike kliima- ja energiakavade koostamiseks, et paljudes kohtades, kui me hakkame tegema omavalitsuses seda kohalikku kliima- ja energiakava, et siis ongi just vaja neid lähteandmeid, pikaajalist temperatuuri muutuste kohta, trendide kohta, prognoose tulevikuks, sademete kohta, kuumapäevade arvud, kõik need, et see võib jah nagu kehtida üle Eesti, aga seal on võib-olla mingid nüansid, mis tulevad siis välja, kui sa just lõikad selle omavalitsuse nagu sealt suurest andmepaketist välja. Et nii, et ma nagu eristaks võib-olla natuke, et üks asi on see, et mida me vaatame, mida me näeme mingis kaardivaates, aga võib-olla peaks olema mingisugune tehniline nüanss, et saada mingisuguseid täpsemaid andmeid kuidagi välja lõigata. Aga see on selline pikemaajalisem töö, et ma igaks juhuks nüüd küsin see vahel, et kas kellelgi on selle kohta mingisuguseid täpsustavaid küsimusi või märkusi, et ma näen, Eveli on kirjutanud, et kas seda tagasisidet küsitakse ka kirja teel COVID-elt, et hetkel ei ole seda plaaninud, aga ma võin jah eraldi kirjalikult siis nüüd küsimuse ka saata omavalitsustele, et selline asi on tulemas, et siis saab muidugi vastata ka kirjalikult. Või ma võin kirjutada sellise e-kirja, et vastake mulle ja Miinale, et kellel neid mõtteid on. Ja see muidugi kehtib siis ka selle KHG osas, et ka selles osas võib kirjalikult tagasisidet meile anda. Et ma saadan selle meeletuletuse, et lepime nii kokku, et siis kõigil ühtmoodi teada. Nii, aga nüüd see oli siis erakorraline punkt, mis puudutas seda kliimaatlase tegemist, et sellega see tuleb ka, sellega liigume ka edasi. KHG materjalidest need paneme kodulehele välja, kui on väljas, siis annan teada. Veel kord igaks juhuks küsin, et kas keegi tahab midagi öelda või midagi täpsustada. Praegu on veel see hetk, aga tundub, et seda vajadust hetkel ei ole. Et siis loeme selle kohtumise lõppenuks, et saime ilusti, kiiresti ja konkreetselt asjad ära räägitud. Kõikidele teadmiseks, et selle kohtumise me salvestame ja ma panen pärast selle kohtumise salvestuse veebi üles järelvaadatavaks ja seda võib siis levitada, et siin on kõik avalik info, et siin midagi varjata ei ole. Nii et minu poolt siis tänu kõigile, kes leidsid aja osaleda, kuulata seda infot ja kohtume uuesti nende inimestega, kes on huvitatud kliima- ja energiakavadest järgmisel esmaspäeval. Kohaliku omavalitsuste rohereformi võrgustiku kohtumine on 3. juunil, kus me anname ülevaate kõikidest Kliimaministeeriumi olulistest teemadest, et seal ka neid teemasid uuesti kordame kindlasti üle. Nii et kui kellelgi vahepeal tekib mõtteid, vajadusi, küsimusi küsida, et andke mulle teada. Et sellega loeme kohtumise lõppenuks. Aitäh kõigile, et osalesite ja kohtume järgmine kord midagi. Aitäh, nägemist! Aitäh, nägemist! Nägemist!